Seal me nägime nii-öelda 60-aastast ajalugu sellest hetkest, kui okupatsiooniväed sisse tulid meile 45-ndast, sealt alates on seda prügi sinna siis kogunenud. Aga mida te siin teete? Koristame Mida te koristate? rahti. Aga kes see tõi siia? See poolus pätid on isanud. Pätid viskasid? Jah. Et inimesed on visanud. Pahad inimesed? Jah. Ja miks te koristate? Te prügin. Et ilus oleks? Jah. Selles mõttes võib täiesti rõõmuga tõdeda, et meil on selline aktiivne seltskond nagu matkasõbrad Ahjoh, kes on juba üle 5 aasta võtnud omale südameasjaks puhastada Emajõe kaldaid jõest. See tähendab seda, et selle poole pealt, kust kalda pealt juurde ei saa ja eriti kevadeti, ka tänavu kevade, kui vesi on suhteliselt kõrgem, on sellest palju abi. Jõgi annab kõike, mida sinna sisse pannakse. See on siis padruni kestadest kuni jalgratasteni, liidid, kõik kodutehnika, igasugune tavaline prügi, pudelid, taara ja penoplasti on omajagu ja autokumme ja siin on rikkalikult kõike. Nagu me mujal võib-olla oleme 1-2 tööga piirdume, siis siin on neid tööliike üle 10. Mis näiteks? No näiteks siin alates kuutide puhastamisest, küttematerjali ladustamisest, sorteerimisest, riisumiseni, akende pesuni. No siia loomadele appitulek, nende territooriumi puhastamine ja korrastamine, see on kindlasti üks selline tegevus, mis annab jõudu ja energiat tagasi. Ja kindlasti. Eriti see, kui siit rahvas lõpuks ära läheb, sest need on väga rõõmsad alati ja koerad on palju rahulikumad ja palju vaiksemad ka pärast. 1998. aastal algasime 4 kollektiiviga ja põhiliselt olid need laulukoorid ja see oli tõesti nii, et järgmine aasta oli ka 5 kollektiivi ja siis 2000. aastal oli juba 422 inimest ja sealt edasi, nii et viimased kuskil 15 aastat on juba üle 1000 inimesi.